Halleluuja. Kiitus Jeesusele. Aga me vaatame edasi usu teemal ja meil on, kuidas jõuda kõrgema usu poole. On siin keegi, kes tahab jõuda kõrgemale usule? Teate, Jumal ütles mulle, ma olin Paaluse peal, milline on kõige madalam usuvorm? Keegi teab? Oskab keegi öelda? Usul on omad vormid, on usutasemed, usumõõdud on olemas. Piibel ütleb igaühele usumõõdu andnud. Järelikult me peame seda mõõtu kasvatama, aretama. Ja ma ütlesin, et kõige madalam usumõõt on see, kui keegi ütleb, ma usun, et Jumal on olemas. Tead miks või? Kurjad varibad kousuvad ja värisevad. See on kõige madalam usumõõt. Amen. Ja miks? Üks asi on ka, et loodus kinnitab, et Jumal on olemas. Mitte keegi ei saa kunagi eirata, et Jumalat pole olemas. Aga nüüd on see, mida me oma usuga teeme. Kui kaugele me jõuame usuga? Kas me jõuame usuga, kas me jõuame sinna, et me võime mägesti liigutada paigast? Kas me jõuame usuga, need tasemeid on erinevaid. Amen. Ja kuhu me jõuame? Ja kui me tahame jõuda kõrgema usu poole, ütleb seda, et me peame kasvama vaimselt tugevateks isikuteks. Amen. Sest Jumal on vaim ja kes Jumalat teenivad teda kuidas? Tões ja vaimus. Amen. Üks asi, et järelikult meie vaim inimene peab saama väga tugevaks sellest kõigest. Amen. Ja me oleme vaadanud, et kõrgema usu poole jõuda. Kõige esimene asi oli, need punktid on, ma ei hakka küsima, need punktid on, ma küsimus on esimene punkt, oli keegi mäletab. Jumala sõna on Jumal rääkimas minuga. Amen. See on kõige kõrgem viis. Amen. Halleluja. Eelmine kord me vaatasime, mida? Ja mäletab, püha vaimu reaalsus. Amen. Ja esimene asi on see, Johannese 4.4 ütleb meile mida? Ta ütleb meile, et suurem on see, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. See peab absoluutselt kinnituma meie sisse. Igas olukorras, igas situatsioonis. Ja kui see on see oli 5. samm, mida me arutame eelmine kord, et püha vaimu reaalsus meie sees. Mida ta teeb sinu sees? Mida ta teeb meie sees? Kas ta lihtsalt, kuidas öeldakse, hitchhiker? Kas ta lihtsalt hääletaja, käib sinuga kaasas või on ta tõesti sinu abimees, sinu juht, sinu juhataja, sinu trööstija, sinu manitseja, noomeja, mida iganes ta on vaja. Amen. Kas ta on see suurem? Kas see on see tugevam? Kas see on see, mis aitab igas elu olukorrast läbi minna? Mida me tunnistame välja? Kas tema on see, kas ta saab haarata neid sõnu, mida me räägime ja viia neid Jumalate, kas ta saab seda teha? See on see, et kui Johannese 4.4, kui see mautub reaalseks meie jaoks, et see, suurem on see, kes on kus kohas? Sinu sees, kui see, kes on maailmas. Amen. Siis on see koht, kus me saame olemas rohkem kui võita. Siis me saame minna välja eluprobleemidele vastu, astuda tundega, et oleme vallutajad. Me võime teada, et oleme seest poolt tugevdatud Jumala väega ja et ükskõik, mis ka ei juhtuks, on suurem meis. Kui me teame, et suurem on meis, siis ei kõiguta meid katsumused, kannatused, me ei ole häiritud millegi pärast, mis juhtub, sest me teame, et suurem on meis ja ta aitab meid igas olukorras, kui me temale toetume. Amen. Ja vaata, üks asi, mis on tänapäeval väga hästi, mõni ütleb, aga mu elu on ilus, mu elu on kena. Ja kiitus Jumal on ilus ja kena, aga see ei tähenda, et see peab jääma, sest eluraskused, elukatsumused tulevad kui paljudele? Kõigile. Kui mõni arvab, et tema on vaba või päästetud sellest, siis ma luban sulle, kurat hoolitseb selle eest. Ja see on see koht, kus meie peame olema tugevad. Nagu me vaatasime, et kuna valmistatakse sõjaks? Rahu ajal. Ka Jeesus käis ringi, kui inimene siin ja teda rünnati, et oli valmis kogu aeg kuratile vastust andma. Amen. Kes tegi kõige suuremat Jumala tahtmist ja Jumala viisi ja kes kuulis ainult Jumala, kes rääkis ainult Jumala asju? Jeesus oli see. Ma ütlen midagi. Ja ometi ta tahti kaljult alla lükata, ometi teda mõnitati, lõpuks ta risti löödigi. See näitab seda, aga kuidas ta ei püsima, sest ta oli osaduses Jumalaga ja lasi Jumala vaimul endaga tööd teha. Amen. Ja see on ka meie puhul on see, et kui me arvame, et elu raskused, katsumused ei tule, siis paraku me ei saa elada selles idüllis, sest need tulevad ükskõik mis viisi, sest kurat hoolitseb selle eest. Ja Piibel ütleb ka meile, et õiget tabab mida? Palju õnnetusi, aga
Jumal on see, kes toob meid kõigist välja. Ja see on see koht, kus me peame olema veendunud, nii veendunud Jumala vaimu meie sees. Sest et kui kerged ajad on kõik ilus kena, me ei saa aru mitte millegist. Sest et kui me jääme ülistama Jumalat ka siis, kui on rasked ajad. Sest et ma olen õpetanud ja me oleme rääkinud siin, lihtne öelda halleluuja, kui tuju on hea ja imeline on olla. Aga meil tuleb ütelda halleluuja ka siis, kui ei ole kerged ajad. Amen. Meil tuleb ka ülistada Jumalat siis ja tänada Jumalat siis, kui ei ole kerged ajad. Amen. Ja selle jaoks treenitakse rahu ajal. Amen. Igaks sõjaks treenitakse, kõige parem treening on rahu ajal. Amen. Ja püha vaim on eestkostja ja teejuht meie jaoks. Amen. Ta meie sees, ta õpetab ja juhatab meid. Johannese 16:13 ja Roomlaste 8:26 ütleb niimoodi. Johannes 16, aga kui tema tõevaim tuleb, siis ta juhatab teid kõigesse tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid mida ta kuuleb, seda ta räägib ja tulevasi asju ta kuulutab teile. Üks asi, mida ta teeb, ta räägib sulle tulevikku. Ta räägib sulle tulevikku, meil on alati võimalik teada tulevikku, mitte miski ei pea meil olema üllatus, mis meil ees seisab. Amen. Ja kui me vaatame siis ka Rooma 8:26, 27, aga samuti tuleb ka vaim appi meie nõtrusele, sest me ei tea, mida paluda nõnda nagu peaks, ent vaim ise palvetab meie eest sõnades väärent ohkamistega. Aga südamete uurija teab, mis vaimul on mõttes, et ta kooskõlas Jumalaga kostab pühade eest. See on see koht, kus Jumala vaim tuleb meile appi. Amen. Kui me ei tea olukordi, meil on situatsioonid, kes see tuleb appi meile? Kes tuleb teadmatuses meile appi? Püha vaim, ta on alati, sest tema teab tulevikku, tema teab igat olukorda ja ta tuleb meile alati appi. Amen. Ja meil on privileeg võtta kätte, on olukord, on see lastega seotud, on see olukord, meil on alati minna Jumala ette, et Jumal, ma tulen su ette Jeesuse nimel ja ma ei tea olukorra lahendust, püha vaim, sina tead ja meil on privileeg palvetada milles? Teistes keeltes. Amen. Amen. Ja võtta kätte, et Jumal, ma toon selle sinu otta ja püha vaim viis isa ette. Ja me saame palvetada olukorrad läbi. Ja püha vaim teab, ta teeb täpselt, ta ütleb, ta tuleb appi meile. Ta on meie juht, ta on meie abiline. Amen. Ja me saame minna absoluutselt kindla veendumusega Jumala ette. Amen. Ja 1. Korintuse 14:2 on mul välja toodud seal. Ei ole, 14:2... Vaatame siis, mis siin ütleb. 2. Korintuse 14:2 ütleb meile, sest kes keeltega räägib, ei kõnele inimestele, vaid Jumalale, sest keegi ei saa temast aru, vaimust ta ju räägib saladusi. Amen. See näitab seda, mis on püha vaim. Üks asi on see, et reaalsuselt ta meie sees, aga ta on ka meie eestkostja, et palvetada isa poole. Et olukorrad, situatsioonid tulevad, aga samas teistpidi me saame ka alati ütelda, et Jumala vaim tõlgitse, sest Jumal ei taha, et me oleme teadmatuses. Kui sa vaatad 1. Korintuse 14 salmi, siis ta ütleb, kui ma kellega räägin, palvetan, siis palvetab mu vaim, aga mu mõistus on viljatu. Amen. Aga Jumal ei taha, et me oleksime viljatumad, vaid ta tahab, et me teaks, mida me teeme ja mis kirja koht seal on välja toodud, et kui keegi keeltes palvetab palugut, et ta võiks ka mida teha? Tõlgitseda, see on kas 13 salm on see või? Kui on see 13-15. Seepärast paluge, kes räägib võõras keeles, et ta võiks seda ka mida teha? Tõlgendada. Amen. Jälle üks huvitav asi selle juures on see, et me paletame teistes keeltes, aga me võime ka Jumala juurde minna, et ütled, Jumal, anna mulle tõlgitsus selle eest. Amen. Ja nagu paljud on öelnud, jutlustajad on öelnud, enne kui nad üldse avalikkuse ette tuli tagasi keeli tõlgitsus tegema, nad hakkasid kodus. Paletasid teistes keeltes ja palusid Jumal tõlgitsus, Jumal hakkas neile andma tõlgitsust. Amen. Ja see on seesama tõde või kus ma ütlen, et kui ma ütlen, siis see lubadus või see siis Jumala leping, see ei ole leping, lubadus, see on üks tõde piiblis, mida me võime rakendada nagu tervenemise tõde või jõukuse tõde või rõõmu, rahu, on ka seesama on üks printsiipe piiblist, mida me saame kogu aeg rakendada, sest püha vaim on meie abimees, et me võiksime tõlgistada, mida me suust välja ütleme, räägime, et me ei oleks viljatumad või ei oleks arusaamine. Ja no ma tean, et Kenneth Hagin räägib hästi palju sellest, et ükskõik mis oli, mitte miskit ei olnud tema jaoks üllatust. Üks asi oli see, ja samamoodi ka meie puhul ei tohiks olla ükski asi üllatus, kui me läheme, võtame, palvetame teistes keeltes, amen, et Jumal saaks näidata ja rääkida meile
See on üks eesmärk, miks püha vaim on meie sees olema. See on üks eesmärk, miks püha vaim on seal, et me saaksime palvetada Jumala poole ja tuleb meile appi meie nõtrusest. Amen. Ja see ütleb, kui me palvetame võõrkeeles, me ei tea, aga Jumal tahab, et me teaksime, palu alati ka tõlgitsust. Aga see on see, et see reaalsus on see usk sellesse, et ma tänan Jumal, et ma võin rääkida teistes keeltes. Amen. See peaks olema täpselt sama suur õnnistus meile, kui see, et me oleme päästetud, et me oleme püha vaimuga ristitud, see muudab meie elud. See muudab meie elu ja teinekord, kui võistlus on väga rahutu või võta kätte, hakkab keskkeeles paletama. Iga jutlustaja on öelnud erinevalt, minul võtab keskelt läbi tund aega, Kenneth Hagin ütleb ka tund aega, mõni ütleb 1,5 tundi, et kui ma keeltes paletan, see moment, kui meie mõistus rahuneb maha. Ja me astume üle vaimsesse sfääri. Aga see nõuab tegelikult teinekord palvetamist tund aega, sest kui me oleme eluraskused, ükskõik mis toimub ümber midagi, siin see on põnevus, siin põnevus, seal, see on seal, me peame istuma, ma ütleme, et nüüd meil on vaja astuda üle vaimsesse sfääri, et olla kontaktis vaimse sfääriga ja see võtab aega teinekord pühas vaimus paletada. Ma tean, enda puhul on keskelt läbi tund aega, tuleb mul võtta kätte palet teistes keeltes, et mu mõistus täielikult maha rauneks, ma saaksin astuda vaimse sfääri ja kuulata tegelikult, mis Jumalal on öelda. Amen. Ja Kenneth Hagin ütles täpselt seda sama, temal oli samamoodi, keskelt läbi tund aega. Aga see ongi see, et see aeg on vaja võtta. See aeg on vaja võtta. Paulus ütles, miks me võta, kas isegi Pauluse puhul võtame reaalsuses, ta ütleb siin samas Korintse 4, mul on see välja toodud, ta ütleb, et ma tänan Jumalat, et ma palvetan teistes keeltes rohkem kui te kõik kokku. Ta sai aru millegist, kui tähtis on teistes keeltes palvetamine. Püha vaimus palvetada, olla ristud püha vaimuga. See sama kogemus, mis oli 4 pühipäevil, kui nad Jumala vaimu tuli, mis juhtus? Nad täitusid püha vaimuga ja hakkasid rääkima teisi keeli. Samamoodi ka meie puhul me peame rääkima võimalikult palju, miks see on üks kontakt vaimse sfääriga, vaimse sellega, et olla kontaktis, sest Jumal on vaim. Me ei tohi arvutada, ta ei ole füüsiline olend, ta on vaimne olend. Ja see on üks viis, kuidas me saame temaga olla osadus. See on üks suurem, see on üks võimas ususamm või see samm kõrgem usu poole, võimalikult palju palvetada teist keeltes. Sest ka Juuda kiri ütleb meile, kes palvetab teistes keeltes, ehitab üles ennast oma millele? Pühimale usule. Amen. Pane tähele, mida Jumala vaim räägib ja õpetab meile siin. Sest see ühel päeval meid kõiki pannakse testide alla. Kõik, mis Jumal on õpetanud koguduses on, need testid tulevad ja me ei saa mitte kunagi minna Jumala ette öelda, et ma ei teadnud, ma pole kuulnud, ütled, miks sa ei kuulanud ja pannud tähele, mis koguduses õpetati. Amen. Täpselt samamoodi, nagu Kenneth Hagin ütles, et mõtlen sellesse kogudusse läks, seal üks naine oli maas ja kes ei tahtnud kuulata, tervenet, kes ei tahtnud Kenneth Hagin kuulata, ta on tere tulnud tegelikult sinna, Jumal avas ukse ja hämmastav oli see, selles olukorras oli see, et Kenneth Hagin, miks sa mind sinna saatsid? Et see naine ei saaks kunagi tulla minu juurde öelda, et ma ei teadnud. Ja see on üks asi ka meie puhul, me ei saa kunagi minna, meil on väga tead õpetused olnud, tegelikult me ei saa mitte kunagi Jumala juurde minna, et ma ei teadnud. Me teame, et Jumal ütleb, aga see, aga too kolmas, meil ei ole vabandust ja see on üks samm kõrgem usu poole, üks asi panna tähele kogus, mida õpetatakse, aga teine asi võtta ja hakata rääkima teisi, et saada reaalsuse, püha vaimu reaalsuse osalikuks. Amen. Ja üks asi on see, et võtta kätte, palvetada teistes keeles. Mina mäletan oma kogemust kunagi aastaid tagasi. Ma ei ole seda rohkem teinud kui ühe korra ja kindlasti ma teen seda veel, aga ma mäletan seda, kui Jumala vaim kutsus mind palvetama ja ma läksin kogudusse ja palvetasin, õhtul kell 6 läksin ja palvetasin teiste keelt hommikul kella 6. See oli kõige kuivem aeg minu elus. Ma arvan, et palvetada teistes keeltes 12 tundi järjest. Ma tundsin südamest, et ma on vaja, ütlesin, Jumal, ma ei tea see olukord, aga mis oli hämmastav järgmised 4-5 kuud, ma kogesin, ma olin rohkem avatud vaimsele sfääril, rohkem avatud Jumala asjadel, rohkem avatud ja tegelikult järgmised 4 kuud oli väga mõnus aeg oli tegelikult. Ma mõtlen seda, et Jumala sõna avanes rohkem, Jumala ligi oli suurem ja täpselt samamoodi ka meie kõik peaksime võtma kätte ja võtma neid asju päris tõsiselt. Amen. Et see aeg ja kui me vaatame ka Pauluse puhul,
tema palvetas teistes keeles väga palju, aga temal oli ka meeletu ilmutus Jumala sõnast. Ta pani selle meile kirja, kus ta sai selle ilmutuse, sest oli kontaktis vaimse sfääriga, oli kontaktis Jumalaga kogu aeg. Ja sama on ka meil tuleb ja see on see, kus Jumala vaim tuleb meile appi igas olukorras, igas situatsioonis ja meil on privileeg võtta ja palvetada asjade eest, eriti asjadest, mida me ei tea. Ja Jumal hakkab näitama, ütleb, et see juhtub, too juhtub või tee niimoodi ja see alati töötab. Amen. Ja mida rohkem me keeltes paimetada, see aitab meil vaimset ja füüsilist selgemini eristada. Amen. See on nii tähtis, me eristame ära hingemaailma, vaimumaailma ja füüsilise maailma. Ja mida rohkem me paletame teistes keeltes, seda selgemini see tegelikult aitab meil eristada neid asju. Amen. Sest see on tähtis, see on väga tähtis, kui me saame aru, sest püha vaim on mille jaoks meile antud. Et mida aidata, õpetada, panna tähele ja ta ütleb, et ta võtab Jumala asjust, ilmutab meile või Jeesus ütleb, ta võtab minu asjust ja ilmutab teile näha. Mida rohkem oleme kontaktis Jumala vaimuga, mida rohkem me temaga oleme koos, seda rohkem me ka kuuleme ja paneme tähele, mida Jeesus ütles. Amen. Ta ütleb, ta ütleb minu omast, ta võtab ja annab teile. Amen. Ja ta ütleb, et Jumala suuri südame asju ta ilmutab teile. Amen. Kas pole niimoodi? Aga kuidas ta saab ilmutada, kui me ei ole taga kontaktis? Et jah, me teame, et ta on seal olemas, aga see reaalne osadus Jumala vaimuga rasketel aegadel, ükskõik mis on kerged, rasked ajad, Jumala vaimu kogutud, ta on keegi suurem, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. Amen. See on igas elu olukorras. Ega meie peaksime olema, ükskõik kus me oleme, meie sõnad peaks, oleme me bussis, oleme tööle minemas, töölt tulemas, üks kodus, igal pool. Suurem on see, kes on minu sees, kui see, kes on maailmas. Jumal paneb mind seisma, Jumal paneb mind üle igast olukorrast, igast situatsioonist. See on olukord, ma ei tea, kuidas see lahendab, aga püha vaim, tule mulle appi. Ma nüüd palvetan isa poole ja nüüd Jumal vaim, anna mulle ka tõlgitsus selle jaoks, mida ma palvetasin või anna mulle teadkus ja teadmine, mida ma pean tegema järgmiseks sammuks. Aga kui me ei võta aega palvetamiseks, kui me ei võta aega selleks ja tihtipeale me arvame, et 15 minutit müüb või 20, ei ole, meil peab olema üks osadusaeg. Et mida suurem on see osatus, see palveaeg isaga, seda suurem on meil kontakt vaimse maailmaga ja aru saame nendest asjadest. Et me oleme ju need, meil oli eesti keeles ütlus, väga hea ütlus, ütle mulle, kes on su sõbrad, ütle, kelle sa läbi käid, isegi vaimses maailmas, kristlastega, ütle, kellega sa läbi käid ja mina ütlen sulle, kes oled sina. Amen. Väga tähtis on see, kellega me läbi käime, kellega me suhtleme, kas nad kasvatavad meie usku, kas nad kasvatavad meie kindlust, kas nad kasvatavad meie armastust, kas nad kasvatavad meie südame hoiakuid või kas nad kasvatavad minu usaldusväärsust, kas nad kasvatavad minu lähedust Jumalaga või see viib mind eemal. Need osaduse ajad on nii tähtsad. Amen. Nii tähtis on see kõik. Ja ma tahan lugeda ühte Kenneth Hagini lugu, kus ta räägib et väga hästi ta paneb selle kirja. Ma usun, et te olete võib-olla isegi mõnest oma raamatust seda lugenud, aga siin on see, et sinu emotsioonidel pole keelte rääkimisega mingit pistmist. Tihtipeale me ootame mingit suurt tunnet, suurt emotsiooni, aga meil ei ole mitte mingit pistmist sellega. Me ei saa oodata emotsioonega tundeid. Ja siin Kenneth Hagin ütleb, mäletan, kuidas kurat üritas mind teistest keeltest paletuse pärast piinata. Alguses ma ei tundnud ära, et see oli saatan ja siis asus mu enda loomulik meel, mis polnud sõnas nii põhjalikult haritud, kui see oleks pidanud olema. Kuradi poolele ütles, sa raiskad oma aega. Kui teete, kurat tuli siis Kenneth Hagin ütlema, et kui sa paletad teistes keeltes, sa raiskad oma aega. Ta ütles, ta oli vilunud, et minu oma mõistus nõustus kuradiga. Ja kui me tihtipeale teistes keeles paletame, see võib tunduda suu kuivab ära, tahaks palju vett juua või me tuleme isegi kogudusse teinekord palvesse ja tundub nii kuiv või siuke, sellega mitte mingit pistmist. Amen. Me ei saa võtta, sest et me teeme asju usu läbi ja me astume vaimsesse sfääri. Amen. Ja lõpuks mõistsin, et need mõtted tulid vaenlaselt ja nii ma ütlesin, ma lähen siis alla, palvetan tund aega keeltes.
paljud inimesed, ta ütleb, näete, paljud inimesed arvavad, nad peavad tundma mingisugust ekstaasi või emotsiooni, et uskuda oma palvetamise efektiivsust, aga tunnetel pole vaimus palvetamisega mingit pistmist. Niisiis laskusin ma lihtsalt põlvili ja hakkasin meelega keeltes palvetama. Paulus ütles, ma tänan oma Jumalat, et ma räägin keeltega, ja see on 1. Korinthuse 14:18. Keeltega palvetamiseks või keeltes efektiivseks olemiseks ei pea te end emotsionaalselt üles kütma ega tundma, et olete 9. tipu peal või mingid muud, et te olete ekstaasis kuskil. Ta ei pea tundma ühtegi sükest, ma olen kõrgtasemel kuskil. See on ebavajalik, kui inimesed keeltega palvetades emotsionaalselt muutuvad, on see ilmselt lihtsalt midagi, mida nad teevad, mitte midagi, mida teeb Püha Vaim. Kui inimesed muutuvad emotsionaalselt keeltes palvetades, ütles see on tihtipeale, mida inimesed ise teevad, mitte Püha Vaim. On kummaline, mida mõned kristlased tunnevad, et nad peavad teenistustel tegema, kui nad kavatsevad anda seda, mida ma nimetan keelte sõnumiks. Nad arvavad, et peaksid oma hääle kõrgeks tõstma, rääkima mingisuguses nagu salmides, fraasides, aga see on ebavajalik. Kui annate keelte sõnumit, rääkige lihtsalt nii nagu tavaliselt. Paljud meist tahavad teha midagi, mis paneb teisi uskuma, et Jumala vägi on tõesti meie peal. Aga me teame, et Püha Vaim on meie kogu aeg. Seega olge lihtsalt temaga ühenduses ja voolake koos temaga. Siin ta räägib sama lugu, ma loen selle kõik loo ette. Kui ma Texases oli ühel koosolekul naine, kes tahtis, et kõik teaksid, et Püha Vaim teda tegelikult kasutab ja ta rääkis karjumisest. Ja sina räägid karjumisest. See naine oskas keeltes karjuda, see polnud just eriti inspireeriv. Kui sa juhtisid tema ees istuma, hüppasid sa peaaegu kogu oma kohalt püsti, kui ta karjuma hakkas. Ma ütlesin talle, et ta ei pea seda tegema. Ma ütlesin talle, et ta võib lihtsalt rääkida nii, nagu ta tavaliselt muul ajal räägib. Kui sa karjud, kui sa keeltes sõnumit edastad, siis teed seda ainult sina, see pole Püha Vaim. Ma peaksin tegema seda, mida inimesi inspireerib. Nii et kui kurat üritab mulle öelda, sa lihtsalt raiskad oma aega keeltes rääkides, hakkasin ma lihtsalt tahtlikult, tihilikult keeltes rääkima ja ma palvetasin seal oma kabinetis tund aega keeltes. Siis ma tõusin püsti, istusin toolile ning miski ütles mulle, ma teadsin, et seekord oli see kurat, sest kõik, mis inimesi heidutab, on kuratist. Kõik, mis üritab heidutada sind, Jumalast eemale, kogust eemale, Jumala sõnast eemale, tuua igasuguseid mõtteid, see on kuradist. Sa oled nüüd tunni raisanud, sa oleksid võinud küll inimesi külastada, nii ma ütlesin lihtsalt selle pärast, härra kurat, lähen ma alla, palvetan veel 1 tunni keeltes. Nii ma siis lähen alla, palvetan veel 1 tunni keeltes, siis ma tõusin püsti ja istusin oma toolile. Pane oma liha alistuma. Näete, te peate oma liha mõnikord asju tegema, liha tegema panema, sest liha ja teie uuendamata meel püüavad teile vastu hakata, Rooma 8:7. Liha ei tea, mida te teete, kui olete vaimu maailmas ja liha ei taha palvetada teistes keeltes, liha ei saa siseneda vaimu maailma. Samuti, kui teie meel või arusaamine pole Jumala sõnaga uuendatud, püüab teie meel olla aktiivne ega taha mediteerida Jumala sõna, Jumala asjade üle. Lõppude lõpuks ei tea su mõistus, mida sa keeltes räägid ja kuna see mõistus on harjunud asju ajama, ei taha see vaimuga ühendust saada. Kõik sinu juures nii füüsiliselt kui ka vaimselt hüüab. See pole õige, ma ei taha seda teha, sest liha ja mõistus ei taha teistes keeltes palvetada. Aga Jumala sõna ütleb, et see on õige. Igatahes pärast seda, kui ma teist korda tund aega teistes keeltes palvetasin, ütles kurat, nüüd oled sa 2 tundi raisanud. Nii ma ütlesin, lihtsalt selle pärast lähen ma alla, palvetan veel 1 tunni. Nii ma siis läksin alla ja palvetasin oma kolmanda tunni. Ma tõusin püsti, istusin oma toolile. Kurat ütles mulle uuesti, nüüd oled sa täna 3 tundi raisanud. Sa oleksid võinud õppida ja pühapäevaseks jutluseks valmistuda.
sa oleksid võinud inimesi külastada, sa oleksid võinud midagi väärtuslikku teha. Näed, kurat tahtis, et ma tegutseksin rangelt meelelises maailmas ja loomulikus maailmas. Ma ütlen teile, mida ma teen. Ma ütlen sulle, kurat, mida ma teen. Ma lähen siis alla ja palvetan 2 tundi keeltes ühe asemel. Ja kui ma siis tagasi tulen ja maha istun ja sa mind uuesti kahtluse ja uskmatusega tüütad, hakkama palvega 2-kordistama. Järgmine kord on see 4 tundi ja siis järgmine kord 8 tundi. See on see, kurat ütleb, et sa raiskad oma aega. Kas sul ei ole endal mõtet tulnud, miks sa keeltes palvetad nii palju? See on aja raiskamine. See on täpselt see, mida täpselt kirjeldab seda, mida kurat tahab, et sa ei palvetaks teistes keeltes, sa ei võtaks aega Jumala sõnas, sa ei võtaks osa koguduse koosolekutes. Ta teeb kõik seda, et näidata, et siin või seal või kuskil on midagi halba negatiivset. Ta tahab panna sulle alati kahtlust pähe. Ja kene tegitas, ütles, et mul ei olnud ühtegi emotsiooni, mul ei mitte midagi, ma lihtsalt ette palvetasin teistes keeltes. Ja ütlesin, kurat, kui sa veel tuled mulle ütlema, ma teen järgmine kord palvetan 4 tundi, 8 tundi teistes keeltes. Kuidas ma jäin? Kurat ütles mulle nüüd, ma ütlen teile, mida ma teen, kurat. Ma lähen alla ja palvetan 2 tundi keeltes ühe asemel ja kui ma siis tagasi tulen ja maha istun ja sa mulle uuesti kahtluse ja uskmatusega tüütad, hakkama palvetas 2-kordistama. Järgmine kord on see 4 tundi ja siis järgmine kord 8 tundi. Sel päeval pärast 5 tundi ja 45 minutit palvetas murdsin ma vaimu valdkonda, milles ma polnud kunagi varem viibinud ja see oli pöördepunkt minu teenistuses, kui see võttis aega, et midagi minus lahti murda ja ka vaimsest valdkonnast läbi murda. Kui teete 6 tundi teistes keeltes palvetas, ütles, et see oli alles see moment, kus ma murdsin läbi vaimsest maalt. Nende 5 tunni ja 45 minuti jooksul palvetasin ma 1/2 erinevas keeles. Mitte ainult ühes, hakkasin palvetama ühest neist keeltest ja seejärel hakkasin oma palvet tõlgendama. Kirjutasin selle üles, dateerisin. Ning see on mul siiani alles. Panin selle kirja siis. Lisaks jagasin ma seda, mida õppisin, ja teised jutlustajad seal idatekstis võivad teile öelda, et ma jutlustasin seda 3 aastat enne, kui see üldse juhtus. Kui ma need 5 tundi ja 45 minutit palvetasin, andis Jumal mulle tõlgenduse sellest, mille eest ma palvetasin. Sel ajal olin teises maailmasõjas ja Jumal ütles, 2. maailmasõja lõpus tuleb Ameerikasse jumaliku tervendamise taassünd. Ma kuulutasin seda tõde 1943. aastal septembris, esimesel esmaspäeval. Niisiis näete, ma jutlustasin seda mitu aastat enne sõja lõppu, 1945 aastal ja ärkamine tõepoolest saabus, aga just selle eest ma palvetasin mitu aastat varem. Sõbrad, kirik ei edenda nii nagu peaks, sest üks inimene üksi ei saa sellist palvet kanda, aga me kõik peame osalema Jumala plaanis palvetamises oma elu jaoks ja Jumala tahte sündimise maa peal. See lahendab palveprobleemi tõesti ja keeltes palvetamise harjutamine abil saan ma nüüd oma meele vaikseks nii kiiresti kui võimalik ja astuda otse vaimsuse valdkonda. Kui ma saan hakata oma vaimus rääkima ja püha vaim on minus ja ta aitab mul palvetada. Rooma 8:26. Aga samuti tuleb vaim appi meie nõtrusele, sest me ei tea, mida paluda nõnda nagu peaks, ent vaim ise palvetab meie eest sõnades väljendatud ohkamistega. Amen. Ja kui teete, see ongi see, et ütles, et tunne oli milline? Absoluutselt 0. Ja kui teete, et selle 5 tunni ja 45 palve eesmärk oli mis? Et Jumal tahtis, et Ameerikasse tuleks mis asi? Tervend ärkamine ja me teame, 1948 kuni tuli 1959 oli 48-59 oli hämmastav Ameerikas ärkamine. Me oleme neid videosi näinud, Oral Robertsis, me oleme näinud neid telgi koosolekuid asju, mis toimus. Aga Jumal pani ta palvetama, ta läks palvetama. Ütles, et mul polnud ühtegi tunnet, mul polnud ühtegi emotsiooni. Ja see ongi see koht, kus tihtipeale, et me tahame jõuda kõrgema usu poole, tahame näha Jumala plaani, Jumala vaimu liikumist, on see koht, kus me paneme asjad tõsiselt. Amen. Amen. Ja kui me tahame näha muutusi,
Ja see näitab seda, et kui me tahame jõuda kõrgema usu poole, me peame aru saama, Jumala vaim elab meie sees. Ja et jõuda üldse edasi läbi selle keeltes palvetamise Jumala vaimuga osaduses, me jõuame vaimsesse sfääri, me jõuame kuhugi ja me saame hakkama nägema Jumala vaimu läbi ka tulevikku, me saame tõlgitseda. Aga see on see, kui me tahame jõuda kõrgema usu poole, on see reaalsus, püha vaimu absoluutne reaalsus. Ta on meie abiline, ta on meie aitaja, ta tuleb meile appi igal ajal, igal ajastul. Amen. Ja see on nii tähtis. Nii tähtis. Amen. Ja kui me tahame olla võidukad kristlased, edukad kristlased, see üks osa sellest kõigest. Amen. Mõtle, kui palju sa oled kõige pikemalt järjest teistest keeltes võtnud aega ja palvetanud. Ma ei räägi sellest, et me kõnnime kuskile, räägime. Ta läks kambrisse, kapi sisse ja palvetas lihtsalt teistest keeltes. Me tihtipeale ühendame oma palved tegevustega. Me koristame elamist, me teeme süüa. See ei ole paha, et seda teha. Aga kus on see aeg, kus me võtame, mõnikord me ei olegi tundlikud vaimsetel asjadel, sellepärast me ei võta seda ekstra aega, et Jumal, ma tuletan ja palvetan teistes keeles, lihtsalt veedan aega sinuga. Veedan osaduses, et Jumala vaim saaks reaalsemaks ja reaalsemaks. Sest kui ta tõi siin välja väga hästi, on see, et tihtipeale, kui meie mõistus ja meie ihu ei saa kunagi astuda vaimsesse maailma. Sest ta on osa sellest füüsilisest maailmast. Ja kui ta astub vaimsesse maailmasse, siis see on ainult sellepärast, et Jumal lubas, nagu Paulus ütles, ma ei tea, kas ma olin ihust väljas. Aga reaalsus on see, et me saame oma vaimuga alati kontakti vaimse maailmaga, sest Jumal on vaim. Amen. Aga see ongi see, et kui me tahame jõuda veel kõrgemale usule, veel kõrgemale on see reaalsus, Jumala vaimu reaalsus, Jumala reaalsus meie eludes. Amen. Aga vaata, et see ongi see, et kas me oleme vaimumeelsed või me oleme hingemeelsed. Ta tõi ka välja väga hästi, kui me oleme väga lihameelsed, hingemeelsed, siis meie ihud ja meie meeled ei taha ei sõnas olla, ei palves olla. Miks? Sest kui see inglise keeles öeldakse, it doesn't make sense, see ei ole loogiline. Kui asjad pole loogilised meie ihule, meie mõistusele, siis tihtipeale on ka see, et meie ihu ja mõistus ei taha teha seda. Aga see on see, et me peame... Nii, 6. samm. Me läheme 6. sammu juurde ja 6. samm ütleb, me peame teadma oma osaduse reaalsust isaga. Amen. Me peab olema see reaalsus teadmine isaga. Ja 1. Korintus 1.9 ütleb meile, ütleme niimoodi, Jumal on ustav, tema poolt teid on kutsutud, tema poja Jeesus Kristus, me issanda, kuhu? Osadus. Amen. Me oleme kutsutud Jumala osadusse. Ja see reaalsus on see, et me võime minna, olla Jumalaga osaduses. Amen. Me peame tähele panema, et ta meid kutsunud osadusse Jumala poja Jeesus Kristusega. 1. Johannese 13, 1, 3, 4 ja 7 ütlevad niimoodi. Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame teile, et teilgi oleks osadus meiega, et tõesti meie osadus on isaga. Amen. Ja tema poja Jeesus Kristusega ja seda me kirjutame teile, et teie rõõm oleks täielik. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus üksteisega ja tema poja Jeesuse Kristuse veri puhastab meid kõigist, millest? Pattudest. Amen. Meid on kutsutud olema osadusse. Me oleme näinud ja kuulnud seda, me kuulutame teile, et teil oleks osadus meiega. Ja tõesti, meie osadus on isaga, tema poja Jeesuse Kristusega. Amen. Et reaalsus aru saamine, et meil on õigus olla osaduses oma isaga. Amen. Suurim au, mille isa meile on kunagi andnud, on olla osaduses temaga, tema pojaga ja püha vaimuga, tema unistuste elluviimisel inimkonna lunastuse kohta, kui suhe ilma osaduseta on maitsetu asi. Amen. See oli Jumala, mis oli see
Jumala siis, miks Jeesus tuli? Mis oli Jeesuse tuleku eesmärk? Et Jumal saaks tagasi osaduse inimkonnaga. Amen. See oli see eesmärk. Et me olime, Piibel ütleb, et ta taastas rahu läbi Kristus Jeesuse. Ta lõhkus lahutava vaheseina, mis meil oli isaga läbi Jeesuse Kristusega. Amen. Ja osadus ilma suhtlemiseta on tühine. See on täpselt samamoodi nagu abielu ilma armastuse või osaduseta. Osadus on usu ema ja osadus on rõõmu isa. Amen. See on võiduallikas ja Jumal on meid individuaalselt kutsunud osadusse oma pojaga. Kui sul on osadus Jumalaga ja sa käid valguses, nagu tema on valguses, siis saab palvest üks magusamaid ja suurimaid varasid, mille pärijaks me Kristuses oleme saanud. Vaat see ongi see, et kui me räägime osaduses olekust, kui see on reaalne elus asi, siis kõik palve ja kõik muutub magusaks. Siis mis on tegelikult palvetamine tegelikult? Osadus isaga, kõnelemine isaga, rääkimine isaga. Ja mida on kutsutud olema osaduses Jumalaga. See ongi see, et miks tihtipeale kristlased on nii kurvad või miks neil pole tõelist osadust isaga. Palveelu pole, neil on kõik muud, maailma elu, mure ja petlikkus saavad võimu. Sest vaata, külva läks välja, külvas, mida? Sõna. Meil on räägitud sõna aastaid, kogu aeg räägitud sõna. Ja üks ja sama sõna, on see ususõna üks ja sama ja see ei muutu. Amen. Ja miks me räägime seda sõna, sest usk tuleb kust kohast? Kuuldust ja kuuldu tuleb kust kohast? Kristuse sõna kaudu. Amen. Ja kui me võtame selle vastu ja laseme oma ellu selle ja see paistab välja, siis see hakkab ka vilja kandma meie eludes. Ja mitte miskit ei muutu taeval. Amen. Aga lihtsalt see reaalsus, osaduse reaalsus isaga. Amen. Meid on kutsutud selleks. Ja kui meil on see olemas, seda elavamaks ja rõõmsamaks ja mõnusamaks muutub ka meie palveelud. See muutub rõõmsamaks, vabamaks. Amen. Ja palve peaks olema puhkus, mitte võitlus. Me võime kuulda mõningaid inimesi rääkimas, ütlevad sulle, et nad võitlevad, pingutavad, nad püüavad uskuda Jumala sõna. Aga kui meil on raskus uskumisega, siis on nende palvetes täiesti vale ja samamoodi on ka nende uskumine. Me kuuleme inimesi rääkimas sellest, mida palvetamine neilt ära võtab. See on see, et see oli raske, ma võitlesin läbi, ma pidin palves olema, kui ma olen palves, see võtab mult selle ära, kui ma olen palves, siis ma ei saa seda teha, siis järelikult meil ei ole tõelist osadust veel. Sest isaga osadus ja Jumala sõna on täiuslik. Amen. Ja mida rohkem me palvetame, seda rohkem on ka meil osadus isaga sellega, kes on loonud kogu universumi, kes on sulle võidu andnud, kes on sulle tervise andnud, kes on sulle rahu andnud, kes on rõõmu andnud, kes on öelnud, otsige esiti Jumala riiki, tema õigust, kõike muud on sulle peale kauba. Amen. Aga kui see kõik on üks koorem ja see kõik on üks vaev, siis tegelikult meil pole veel osadust isaga. Kui koguduses käimine on vaev, kõik need asjad on vaev, siis tegelikult osadust meil veel ei ole tõelist osadust isaga. Amen. Sest kuidas saab olla vaev teenida Jumalat, kui ta on armastus, kui ta on päästja, ta on imeline Jumal, ta on hea Jumal, ta on rõõmu Jumal, ta on rahu Jumal, ta on tervend Jumal, ta on oma poja andnud meie jaoks. Me teeme koormaks selle, sest me ei ole osaduses temaga. Me ei ole võtnud aega, et olla kas või keeltes palud, me ei ole ehitanud üles oma pühamat usule. Kui maailm pakub meile rohkem rõõmu, kui kinos käimine, teatris käimine, kui kõik need muud pakuvad meile rohkem rõõmu, kui Jumalaga koos oleks, sõnas oleks, ülistus oleks, siis me oleme tegelikult alles lihameelsed ja meil pole seda tõelist osadust veel isaga. Amen. Ja mõni mõtleb, et kas ma siis ei või teha, kui see on tähtsam ja kallim ja lõbusam su jaoks, siis ei ole osadust, sest Piibel ütleb, et me vaatasime ükskord Timoteus ütleb, et rasked aegu tulevad, miks, sest inimesed on siis rohkem lõbu armastajad kui Jumala armastajad. Inimesed on siis enesearmast uhked, kangekatsed, see viitab kõik sellele, mida mina tahan, mina soovin. See näitab seda tegelikult, ja kui me tahame kõrgemat usku, näitab seda, et see osadus
peab olema väga lähedane isaga. Amen. Ja meie osadus isaga peaks olema nagu absoluutne puhkus temaga. Amen. See ei tohiks olla mitte mingi koorem. Jesaja 28, 11, 2 ütleb tõesti pobiseb ta huultega võõrate keeles, kõneleb ta sellele rahvale. Tema, kes neile ütleb, see on hingamispaik, laske väsinud hingata, see on kohustuse koht, ometi nad ei tahtnud kuulata. Mida ta ütleb, räägib see palvetamine, Jumalaga olek on tegelikult üks puhkus, kui see ei ole puhkus, siis midagi on kuskil valesti. Meil pole tegelikult osadust isaga. Meil pole seda. Kui Jumala teenimine, Jumala riigi otsimine esimesena on kõik koorem, siis meil ei ole tegelikult osadust isaga. Kuidas saab olla koorem Jumalat teenida või Jumalaga käia, kui ta on, ütled, et otsi mind, ma annan sulle kõik peale kauba. Jäta minu pärast maha kõik ja sa saad kõik mitmekordselt. Mina olen sinu rõõm, mina olen sinu rahu, mina olen sinu tugevus. Aga inimesed otsivad tihtipeale seda igalt poolt mujal. Me räägime sellest, kui me tahame jõuda kõrgemale usutasemele. Veel kõrgemale, veel kaugemale. Meil peab olema elav osadus isaga. See tuleb suhtlemine palves aja veetmisega. See nagu Kenneth Hagin ütles, nagu mina räägin, tookord ma ütlesin, et kui ma see 16 tundi olin palvetanud või 12 tundi 6-6, ma ütlen ausalt, see järgmised 4 kuud ja kahjuks ma lasin selle tookord käest ära, aga kiitus Jumalale, see on tagasi. Mida rohkem olen palves, mida rohkem olen, tead, ma tahan olla Jumalaga rohkem, ma tahan olla rohkem sõna, lihtsalt see on nii hea. Ma ei tea isegi, kuna viimati telekat vaatasin, eile õhtul vist vaatasin mingi jupi filmi ja mõtlesin, okei, see oli okei, aga siis ma tahtsin minna sõnasse, ma tahtsin sõna lugeda, ma tahtsin olla osadus Jumalaga, sest see pakub mulle midagi enamat. Amen. Ja ma luban sulle, mida rohkem sa oled aega veedad Jumalaga osadus, seda sa veedad ju aega universumi loojaga, sa veedad aega kellegiga, kes teab kõike. Amen. Ja kellel on igale lahendusele probleem olemas, igale olukorrale, igale lahendusele probleem olemas, valesti ütlesin, igale probleemile lahendus, vabandus, valepidi läks, igale probleemile on lahendus olemas, amen. Aga see tuleb selle osaduse suhte läbi. Ja kui me oleme, kui keegi väidab, kui keegi väidab, et on osadus Jumalaga, sa oled kurvem, sa oled rohkem mures, siis ma kahtlen, et sa oled osadus kellega, kes on armastus, kes on lahkus, kes on headus, kes on rõõm. Sest mida rohkem oleme osaduses rõõmuga, seda rõõmsamaks me muutume. Mida rohkem oleme osaduses armastusväärsemaks me muutume. Sest me oleme need, kellega me osaduses oleme. Meil on vana sõna ütlemas, ütle mulle, kes on su sõbrad ja ma ütlen sulle, kes oled sina. Ja kui me veedame aega Jumalaga, on võimatu, et me muutume kurvemaks. On võimatu, et me muutume depressiivsemaks. On võimatu, et me usk kahaneb. On võimatu, et me räägime kellegist kuskil halba. On võimatu. Miks? Sest me oleme osaduses armastusega. Me oleme osaduses Jumalaga. Me oleme osaduses universumi loojaga. Amen. Ja kui see on üks koorem, siis me teeme midagi valesti. Mul ei ole veel, oli aegu, kus oli palvesolek, oli koorem, oli aegu, mul ei ole aastaid on palvetamine koorem, mul ei ole aastaid sõna lugemine koorem. Miks? Sest ma tean, et see on imeline. See on minu Jumal, ma tahan rohkem tunda ja võib-olla isegi rohkem peab aega selles veetma ja see on sest hämmastab ja ma saan aru järjest rohkem, ma saan aru, kui räägime Kenneth Copelandist või nendest sellist veel, mida rohkem me loeme, seda rohkem me mõistame, kui imeline on Jumal. Sest see ongi see, et see armastus Jumala sõna vastu peab tulema nii suur, see peaks olema nagu armastuskiri isalt minule. Jumal, sa oled selle kirja pannud. See on täpselt samamoodi, nagu me ootame armastuskirju. Oled sa armunud olnud kunagi? Aine. Ja siis sulle kirjutad armastuskiri, sa kirjutasid vastu, vanast oli paberi peal kirjutad kirju, siis ootasid põnevusega, see on põnev armastuskiri, mis ta nüüd ütleb ja siis oli kirjad, mina mäletan lapsena see kirju kirjutada, tere, kuidas sinu läheb, minu läheb päris hästi, tere, mida sina teed, mina teen seda, tere, kuidas, ja isegi see oli niisugune põnevus, aga see on Jumala armastuskiri meile.
see on midagi imelist Jumal meie poolt. See peaks olema, nagu ma ütlen, et sellepärast ma usun ka, miks Jeesus ütles, see esimese armastuse tuli peab minema lõkkele tagasi. Ja kui mõni ütleb, et see ei ole lahtunud, see on lahtunud sel juhul, kui sa loed vähem sõna, kui sa varem lugesid, kui sa vähem palvetad, kui sa räägid rohkem negatiivsust, kui sa varem rääkisid. Kui me oleme kahanenud, me peame olema ausad. Kui me oleme lasknud maailma mõtteviisi tagasi, kui me oleme lasknud maailmasüsteemi tagasi, me lepime nende asjadega, kunagi meil olid väga rängad piirid. See on, ei, ma ei osta alkoholi kellegile näiteks. See on siiamaani minu piir. Kui keegi ütleb, et osta mulle pudel viinu, ma ei osta. Ma ütlesin, ei osta, ise ka ju, ei osta. Või räägime, need piirid tuleb, aga siis, kui me laseme kõik need piirid, ükskõik mis on, kunagi ma ütlesin, ma olen nooropendus, minu maja, see ei tule, aga nüüd me lubame neid asju oma majja tagasi. See ütleb seda, et meie osadus isaga on kahanenud ja meie osadus maailmaga on suurenenud. Aga see ongi see osaduse reaalsus, mida on kutsutud osadusse isaga. Amen. Kas ta mitte ütleb kõike, mida me teeme sõnaga või teoga, kõige, see peaks tooma austust isale. Amen. Kui me tahame jõuda veel kõrgema usu poole, need on sammud, on see osad, meid on kutsutud isa osadusse, meid on kutsutud sellesse. Selle läbi, mida rohkem olemegi sõnas ja palves, seda suurem ja võimsam on meie osadus Jumalaga. Amen. Nii, vaatame ka siis viimane samm, siis 7. samm, siis kõrgema usu poole on, me peame tundma Jeesuse nime autoriteeti. Meil on meelevald, Jeesus on tunne, Jeesuse nime autoriteeti. 7. samm kõrgema usu saavutamiseks on tunda Jeesuse nime autoriteeti. Me peaksime tundma seda autoriteeti reaalsust oma elus. Meelevald, mis sulle Jeesuse nimes on justkui annaks mõni rikas mees sulle võimu kasutada tema nime piiramatult. Milline mõju oleks sellel, kui ta annaks sulle juriidilise dokumenti, mis siis, kui ta ütleks, et kasuta seda juriidilist dokumenti iga oma vajaduse rahuldamiseks, mis siis, kui sa saaksid selle mehe nime teha kõik, mis sa tahad. Kujuta ette, kes on kõige rikkam? Elon Musk. Tema tuleb su juurde ja annab sulle siis selle kuldse pangakaardi, on see kuldne, ma ei tea, American Gold, ja ütleb, et kasuta nii palju, kui sa tahad. Ja kui keegi midagi ütleb, siin on sul dokument, juriidiline dokument, minu nimi on peal ja see, ja mis on, sa ei pea uskuma seda, sa pead midagi, sul on olemas juriidiline dokument. Sa võid minna, see pangakaart ja sa võid osta, mida sa tahad, see on piiramatu. Amen. See täpselt samamoodi on Jumal andnud meile kasutada Jeesuse nime. See on juriidiliselt kuulub meile. Amen. Meil on Jeesuse nime kaudu võim saatana jõudud üle. Jeesus ütles seda meile. Amen. Ja minu nimel, Markuse evangeelium 16, peatükk 17-18, minu nimel, kelle nimel? Kelle nimel? Jeesuse nimel panenud käed haigete peale, need saavad terveks. Ta ütleb veel, kes usuvad, saavad ristitud, päästud, uskujaid järgivad sellised imeteod. Minu nimel, kelle nimel? Jeesuse nimel. Reaalsus, sellest me ei lähe detailidesse sellest teemat, me võiksime minna. Üks väga hea raamat on Uskliku meelevald, kus ta räägib sellest Jeesuse nime väest ja meelevast, mis meile kuulub. Aga et saada tugevama usu poole jõuda, me peame olema reaalsed ja teadma, mis meile kuulub Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Mida iganes isalt palute minu nimel, seda ta annab teile. Johannese 15:16. Oled sa lugenud? Mida iganes, ma ei tea, kas see on välja toodud? Ei ole. Mida iganes te palute isalt, kelle nimel? Jeesuse nimel ta annab teile. See on täpselt see samamoodi, mul tuleb meelde, kui Kenneth Hagin ütles, ja see, me peaksime võtma kuulda seda. Ta ütles, et me oleme kõik seda lugu kuulnud, kui ta surivoodilt üles tuleb. Ja ta ütleb isale, Jumalale, et Jumal, kui sa seisaksid täna siin ja ütleksid, et mul pole usku, siis sa valetaks. Ma ütleks sulle ausalt, respekteerid, sa valetad. Ma usun, ma igatsen ja ma olen veendunud, sõna on õige. Ja Jeesus ütles tema sees, või Püha Vaim ütles tema sees, seal ütleb veel midagi.
mis see siis ütleb? Ja sul saab see olema. Kas pole huvitav? Ta viis tähelepanu, et sa võid uskuda, sa võib olla, aga ta ütleb, sul saab see olema. Ta ütlebki, mida iganes te küsite Jeesuse nimel, see saab teil olema. Amen. Amen. Kui sina kasutad Jeesuse nime, meil peab olema reaalsus ja tajumine ja arusaamine, kui võimas ja vägev on Jeesuse nimi. Sest sel momendil, kui meie ütleme välja Jeesuse nimel, kogu vaimne maailm jääb seisma ja ootab, mis tuleb pärast seda. Sa tead seda? Sest Jeesuse nimi on üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas. Ja nad ootavad seda. Ja kui sina ütled Jeesuse nimel, ma käsen selle haiguse lahkuda. Mis see haigus tegi? See haigus lahkus. Ja nüüd me peame hoidma sellest kinni. Sest iga järgnev sõna ütleb välja, kas sa uskusid seda või sa ei uskunud seda. Amen. Sest Jeesuse nimi, see on faktiivne, juriidiline asi, mis meile kuulub. Amen. Ja meil on volitus seda nime kasutada. Jeesuse nimel me siis siin maa peal on autoriteet. See ei ole usu küsimus, vaid see on küsimus oma seadusliku õiguse tunnistamisest Kristuses ja oma õiguse pärase koha võtmine poja või tütrena. See on küsimus oma koha võtmiseks Jumala tahte täitmisel maa peal. Võib-olla suurim probleem on panna meid siis koostööd tegema Jumalaga. See ei ole usu küsimus, see on juriidiline küsimus. Kas see nimi kuulub meile? Tervenemine, samuti ei ole usu küsimus, see on juriidiline, kas see tervenemine kuulub meile? Amen. Me võtame vastu usu läbi need asjad, aga me ei pea uskuma, et Jeesuse nimi töötaks, see on juriidiliselt kuulub juba meile. Jeesus ütles, kogu meelevald taevas ja maa peal on antud mulle, teie minge. Amen. Jeesuse nimes nõtkub kui palju põlvi? Kõik põlved. Juriidiliselt Jeesuse nimi. Vaata, üks asi on see teadmine, mõistuslik nõustumine, teine asi on see reaalsus meie sees. Reaalsus meie sisse. Ja asjad, et meie sisse jõuavad, see tuleb läbi mõistuse kanali. Amen. Usk tuleb kuidas? Kuuldust ja kuuldu tuleb Kristus. See reaalsus peab olema. Need kõik on reaalsused. Need on otsused ja reaalsused. See ei ole lihtsalt mõistuslik nõustmine, vaid ma tean, et see kuulub mulle. Amen. Kui sina paned endale kellelegi käed peale Jeesuse nimel, viisa endale käed peale Jeesuse nimel, et sa võiksid terveks saada, kuna sa said terveks. No, tervis kuulub meile, aga samal momendil, kui sa käisid haigus lahkuda, haigus lahkus. Amen. See on üks lugu, mis ma lugesin väga huvitava loo nagu ühest teenistuseks. See oli majanduskriisi ajal, läks üks missionär Afrikasse Jumal koguduse heaks. Ta sõitis laevaga, sellel missionäril vennal oli tükk maad, mille ta naine oli pärinud ja mida teatud ettevõtte tahtis osta tehase platsiks. Ettevõtte ostis selle enne venna Afrikasse minekut. Kuigi nad polnud tehingut veel lõpule viinud. Mõni päev enne missionäri lahkumist läks ta oma venna majja ja palus tal missionäri asemele juriidilisi dokumente allkirjastada, kuni ta kavatseb Afrikasse minna. Ta läks oma venna juurde, ta pidi ära minema, annab oma venna juurde ja annab talle juriidilised õigused teha see tehing lõpuni. Nii. Ja missionär oli siis korraldanud nii, et tema vennal sellel teise evangeeliumi jutlustal oleks volikiri tehingut lõpule viimiseks. Missionär käskis siis vennal võtta osa kinnisvara müügi saadud rahast ja ehitada oma vanematele maja. Aga vend ütles, ma ei saa seda teha. Missionär vend kinnitas, ta ütles, et ma ei usu, et ma saan seda teha, see on võimatu teha. Missionär kinnitas talle. Siis missionär enne siis vend kinnitas talle, et ta saab paberitele alla kirjutada, see oleks seal, sa võid nendele kõikidele paberitele alla kirjutada, ma olen andnud sulle juriidilise õiguse kirjutada kõikidele paberitele alla.
sa esindad mind. Ta oli andnud selle õiguse, aga see teisene ütleb, et ma ikka ei usu, ma ei usu seda, see on võimatu. Jutlustaja ütles siis niimoodi, tema missionäri vend läks Aafrikasse, saabus päev, mil juristid pidid kinnisvara müügi juriidiliselt tehingu lõpule viima. Ta ei uskunud ikka veel, et volikiri töötab. Inimene ei usu ikka veel, et see volikiri töötab. Kui ta kirjutas siiski oma venna nimel alla, juristid andsid talle kinnisvara tšeki. Seejärel kandis vaimulik tšeki oma venna kontole, läks koju ja ütles oma naisele, et ta ikka veel ei usu, et see toimib. Ta ütles, et oli mitu päeva närvis olnud, mõeldes, mis juhtub, kuidas saab see hakkama, ta ei uskunud, et see volikiri toimib. Ta oli närvis olnud, et kuidas saab, kas see kõik on õige, kas need tehingud õiged. Kui tehing läks korda ja vaimulik sai oma vanematele mainitud, nagu oli plaaninud. See vaimulik selgitas, et mitte tema usk ei pannud kõiki õigesti toimima, sest ta polnud isegi kindel, et see toimis, sest oli juriidiline õige. Ta oli juriidiliselt, ta ei uskunud, et see asjad paberid toimivad. See ei usu, aga lihtsalt see oli tema jaoks võib-olla nii suur tehing, me mõtleme, et mis see siis on, aga see toimis, miks? Sest asi oli juriidiliselt õige. Samamoodi Jeesuse nimi kuulub meile, miks see juriidiliselt Jeesus läks taevasse ära, Jeesus ütleb, ma lähen ära, aga see nimi on sinu. Mine ja tee. Ja ta ütleb, uskujaid järgivad sellised, millised imeteod. Nad astuvad lõvide rästikute, minu nimel nad panevad haigete peale käed ja need saavad terveks. See reaalsus sellest, et see ei ole usu küsimus, see ei ole see, et ma usun, et see kuulub mulle, see on sinu oma, see on minu oma, see kuulub meile. Amen. Ja need 7 sammu kõrgema usu poole need on reaalsused, mis peavad meile aru saama. Need ei ole lihtsalt, me nõustume nendega mõistuslikult, vaid see on absoluutne reaalsus. Amen. Et püha vaim on minu sees, ta on minu abiline, ta on seal, kui on olukorrad, ma lähen palvesse, suur on minu sees. Mul on absoluutne õigus olla osaduses isaga, see on rõõmuaeg, see on rahuaeg, see on väga võimas aeg. Mul on meelevald Jeesuse nimel astuda üle lõvide, rästide, korpide, kõige vaenlase väe peale, Jeesuse nimel on panna haiged peal käed, nad saavad terveks. Need on reaalsus, see on meie elu. See Kristus, ongi see, et Kristus, kogudus ei ole osa meie elust, see ongi meie elu. Need on need, kes me oleme. Amen. Miks paljud asjad ei tööta, on sellepärast, et nagu inimesed võtavad kogudust või jumala asju nagu hobi. Ma esmaspäeval käin jalgpalliklubis, teisipäeval käin jõusaalis, kolmapäeval käin aeroobikas, neljapäeval käin ma ei tea, puhkpilli mängimas, reedel käin ma kõndimas, laupäeval käin ma metsas, pühapäeval käin ma koguduses ja nii ringi ratast. Ja kui see on üks hobi meie jaoks, aga ma leian jumalaks aega siis, kui mul on ta jaoks aega. Aga see reaalsus on see, et ta ongi minu elu, ta on keskpunkt. Jumal, kuidas ma tahan, ma otsin esimesena sinu riiki, panen sinu esimesele kõigis asjus. Amen. Jumal, kui miski röövib aega sind teenida, siis ma ei taha seda oma ellu. Sest mul ei oleks mitte midagi, kui sa ei oleks andnud mu jõud mulle seda teha. Kas mitte piibel ei ütle ka, ära ütle kunagi, et minu oma jõud, minu oma väega segin seda, vaid issand andis mulle selle jõu, seda kõike teha, seda kõike korraldada. Amen. Ja Jeesus, Jumal, peaks olema selle kui see on üks koorem olla osadus, Jumal, üks koorem teha Jumala asju, siis kuskil on midagi valesti. Amen. Et jõuda kõrgemasse usku, on need punktid on väga vajalikud, väga tähtsad meie jaoks. Amen. Ja mida ma siis püüan teile öelda, et Jeesuse nime volikirja kasutamine ei ole usu küsimus, see on teadmise küsimus, mis sulle kuulub. Lihtsalt selle tegemine, mida sõna ütleb, sa pead ainult sellest nimest olenevat autoriteeti kasutama. Kui sa kasutad Jeesuse nimel antud autoriteeti, siis autoriteet, mis juba seaduslikult sinule selles nimes, kuulub juba sinule selles nimes, sinu jaoks
ja see toimib sinu jaoks. Kui sa lihtsalt mõistad, Jeesuse nimi kuulub sulle ja hakkad seda nime kasutama, siis avastad, et see toimib, sest see on sõna ja Jumala sõna toimib kogu aeg. Amen. Miks Jumala sõna toimib kogu aeg? Sest Jumal ja tema sõna on absoluutselt üks. Amen. See on väga, väga vajalik ja tähtis. Amen. Halleluja, kiitus Jumal. Isa Jumal, me tuleme sa ette Jeesuse Kristuse nimel, sa oled imeline, hea Jumal. Isa, me täname sinu sõna eest. Isa, me täname, et me võtame selle usu läbi vastu ja et meil oleks sellest sõnast absoluutselt kasu. Isa, me täname, et sinu sõna ei muutu. See on seesama eile, see on täna, et see on igavesti. Isa, me täname, et meil on privileeg sind tunda, olla osaduses sinuga, käia sinu tarkuses, sinu väes, sinu armastuse suuruses. Isa, me austame sind ja isa, me paneme tähele, mis sul on meie jaoks. Isa, sest see on kalli hinnaline, see on väga-väga väärtuslik. Ja isa, tõesti, need 7 sammu kõrgem usu poole, et me võtaksime, tuletaksime meelde seda, et sõna me paneme esikohal, aga isa, see osatus, see püha vaimu reaalsus, meelevalla reaalsus meie sees võiks olla tõesti. Isa, tõesti, et me pöörduksime ära sellest maailmast ja me pöörduksime sinu poole, otsima sinu tahet, sinu eesmärgi, siis päeva lõpuks loeb ainult see, mida me teeme sinu jaoks. Ja isa, kas see toob au sinu nimel, aga kõige tähtsamad on inimeste hinged, inimeste elud. Ja isa, ma tõesti tänan kogu südamest, et meie kui sinu rahvana paneme maha kõik uhkuse, kõik kibeduse, kõik kadeduse, ükskõik mis see on, mis takistab meil olla osaduses sinuga, või haarame sinu sõnast ja läheme välja, kuultame evangeelium, viia seda rõõmusõnumit kõigile inimestele, et võiksid kuulda. Ja isa, tõesti, et ka inimesed näeksid, et sinu kogudus on üks koht, üks hea koht, rõõmukoht ja tõesti, isegi kuhu inimesed saaksid tulla, et saaks vaba kuradipaeltest ja isa, tõesti, et meie õpiksime elama vabad kuradipaelt, tõesti, et me oleksime täis sinu rahu, täis sinu rõõmu, täis sinu armastust. Ja isa, see osadus, isa, et meie osadus sinuga võiks olla tõeline, reaalne. Aga isa, tõesti, see nõuab teatud pingutust ja isa, tõesti, anna ka tarkus ilmutusvaimu igale ühele meist, et me võiksime tunda seda, mille jaoks oled meid kutsunud. Ja isa, sa oled hea Jumal, sa oled auline Jumal, sa oled väeline Jumal. Isa, me täname, kiidame, ülistame sind, austame sind. Sa oled hea, ustav ja püha Jumal. Kogu au ja kiitus sulle, isa. Austus sulle, isa. Sa oled imeline Jumal. Ja isa, me täname, me oleme hea pinnas, kes kuulab sõna vastu, võtab ja teeb selle järgi. Isa, sa oled hea ja ustav Jumal. Sulle kuulub austus, sulle kuulub kiitus, sulle kuulub ülistus. Kogu südamest me isa täname, kiidame, austame sind Jeesuse Kristuse nimel. Amen.